Tere hommikut, rattasõbrad! Minu nimi on Krissa, kes mind ei tea, Andrei Krissink on minu päris nimi. Ja olen siin täna hommikul ilusa päiksepaistelise ilmaga TTÜ spordihoone parklas. Parkla on siinsamas minu selja taga. Miks ma siia tulin? Ma tulin teile jagama Tallinna virtuaalsõidu juhendit. Juhend aitab teil toime tulla selle sõiduga, mismoodi käituda, mismoodi see rada kulgeb, kus kohas saada fail. Kõikidele nendele küsimustele ma vastan teile ja teeme sellise lühikese kokkuvõtte video tutvustuseks. Igal asjal on reeglid ja ka sellel sõidul on reeglid. Esimene asi, te peate olema registreerinud terveks sarjaks või üheks etapiks. Sellisel juhul te saate minna Estonia Cup lehekülge ja registreerida konkreetset Tallinna maratoni virtuaalsõiduks. Päevas inimeste limiit on 150 inimest. Maksimaalsed grupi suurused on 10 inimest. Jälgige seda, 10 inimest. Kui te olete Tallinna maratoni tulnud oma isikliku autoga ja ära parkinud TTÜ spordihoone ees, siis palun jälgige, et auto vahel oleks vähemalt 2 auto jagu ruumi. Siis te peate ette panema maski ja liikuma stardipaika. See on umbes 200 meetrit. Ja siis, kui te alustate sõitu, siis võite lihtsalt maski eest ära võtta. Ringi pikkus on orienteeruvalt 21 kilomeetrit. Meil on ilusti kirjas, kui te sõidate ühe ringi, siis on Jettoili poolmaraton. Kui te sõidate 2 ringi, siis on Gardena maraton. Ja muidugi 3 ringi sõitjad on tugevad inimesed. See on Hawaii Express GP. 3 ringi teeb üle 60 kilomeetrit, nii et arvestage vähemalt 3 tunni sõiduga. Sõidumanuaal, kus kohas saab selle elektroonilise faili. Kui te lähete Estonia Cup kodulehe peale, Tallinna etapi peale, siis te kindlasti leiate koha, kus te saate alla laadida GPX nagu faili. Te laete alla kas Garmini seadmesse, on see Wahoo seade, on see teie nutitelefon, kus on laivi kaartel olemas, ise otsustate. Nii, kui te olete sinna koha peal, selle jaoks, et startida, vajutada nuppu ja alustada distantsi. Minu soovitus oleks enne seda, kui te tahate head tulemust kirja saada, sõitke selle ringi 1 või 2 korda läbi. See kindlasti tuleb teile kasuks. Ja jälgige seda noolekest, mis siin on teie seadmes. Peale seda, kui te olete registreerinud ennast Tallinna maratoni sõidule, te võite teha kas või 1, 2, 3, 4 katset. Valige ilus ilm, valige sobiv aeg teile. Minu poolt on soovitus teha sooritus hommikul või siis lõuna ajal. Kuna tegemist on Harku ja Nõmme metsaga, siis kindlasti siin on üpris palju jalutajad. Õhtune aeg võib olla ju kõige sobilikum ja jalakäijad lihtsalt jäävad teile ette. Juhul, kui sina ei ole registreerinud või unustasid registreerimata, sorry, sinu tulemus lihtsalt ei lähe kirja. Me tähistame selle raja looduslike värvidega, kas see on puude peal või see on pinnase peal. Tavapäraselt on kõikide maratonid olnud kiirenduslõik, vahefiniš ja mäkketõus. Ka virtuaalsõidul me korraldame täpselt samasugused asju. Esimesel ringil on kiirendussõit, teisel ringil on vahefiniš ja 3. ringil on mäefiniš. Kõige olulisem vahefiniši, mäetõusu ja kiirenduslõigu puhul on see, et see on ilusti märgistatud samasuguste viitadega. Nii et olge tublid ja tutvuge informatsiooniga Estonia Cup kodulehel. Ärge unustage, kui te lähete üle selle finišijoone, vajutage kinni oma kepsuseade, siis teil aeg ilusti fikseerib ära. Ja number 2, võtke välja enda mask, kuna te olete ikkagi sõidu juba ära lõpetanud, siis olge viisakad, pange selle ette, nii nagu teen minu. Selleks korraks virtuaalsõit toimub mai alguses kuni 31. mai. Selle ajavahemikul te saate alla laadida fail ja sõita läbi poolmaraton, GP või täisnaga maraton. Teine etapp toimub 12. juuni ja see on Kõlleste maraton Lõuna-Eestis. Mismoodi ta hakkab välja nägema, kas ta on virtuaalsõidus, ta on nagu päris sõidus, näitab meile aeg ja kindlasti, kui ta toimub virtuaalsõidus, siis me teeme täpselt samasuguse juhendi ja Europark aitab meil seda teostada. Suur tänu, Europark!